Must stsenaarium, mis meil oli ka variandina arutusel, on see, et see on nüüd Eesti e-riigi lõpp. Päris lugupeetud inimesed tulid ja naeruvääristasid. Tulid ja näiteks ütlesid, aga väga hea, et kui see sulle nii tähtis on, et võib-olla tuled ja räägid mulle siis kodus, ja nende kodus selle juures, eks ju. Et miks ma ikkagi peaksin avalikult toetama sellistesse? Eestlane ei karda internetti. Meie riigijuhid on uhked meie digiriigi üle ja miks ei peaks. Meie valitsuse istungid olid esimestena paberivabad. Meil olid maailma esimesed e-valimised. Me olime esimeste seas, kes said netis makse deklareerida. Meil oli maailma esimene e-residentsus, mille üle olime lausa nii uhked, et meie riigijuhid on kinkinud teistele riigijuhtidele e-residentsuse kaarte. Selle kõige nurgakivi on olnud ID-kaart. ID-kaardist räägivad enamasti mehed. Vähem teatakse, mida need 3 naist on ID-kaardi heaks teinud. Saage tuttavaks. Kriisikommunikatsiooni raudsed leedid Ilona Leib, Kirsti Ruul ja Eesti digiriigi laia maailma viinud Rutt Annus. Vähesed teavad, et ID-kaardi saatus on mitmel korral rippunud juuksekarva otsas. ID-kaardi päästeingliks osutus Siseministeeriumi toonane avalike osakonna juht, kriisinõustaja Ilona Leib. Kui mina Siseministeeriumi tööle läksin, oli tegelikult otsus sellest, et selline elektrooniline isikutuvastus tehakse ja seda hakatakse looma juba sündinud. Tunnistan, ka mina ei suutnud kogu selle kaardi selliseid funktsioone endale toona ette kujutada, nagu ma isegi tänasel päeval kasutan ja mida naudin. Aga ma uskusin, et see kaart on vajalik. Niisiis sai minu ülesandeks osta selle kaardi kaitsele, et me ikkagi päriselt saaksime endale digiriigi. Viljandi linnapea kohalt ootamatult suurde poliitikasse maandunud siseminister Tarmo Loodus oli oma südameasjaks võtnud 2 väga ebapopulaarset teemat. Haldusreform ja ID-kaardi kasutuselevõtt. Kumbki teema ei leidnud esialgu avalikkuse mõistmist. Et kujutage ette, et ma ei saanud isegi kasutada ministrit kõneisikuna ühest hetkest alates enam, sellepärast, et see oleks veelgi eskaleerinud seda vastuolu. Ja siis mul tuli endale hakata selle ID-kaardi üheks kõneisikuks, ehk siis ma püüdsin oma ministri pealt ära korjata seda tuld ja ise selle tule alla minna, sest ma ei tea, ma vist uskusin tol ajal, et äkki ma mõnest kohast olen vähem rünnatav, eks ju, ametnikuna. Me tegutsesime selle nimel, et see ID-kaart ikkagi tuleks. 2 Reformierakonna saadikut Fjuk ja Seli andsid sisse seaduse eelnõu, millega siis oleks see ID-kaart, mis muidu pidi tulema kui Eesti isikut tõendav dokument, see pidi muutuma vabatahtlikuks siis selle eelnõu kohaselt. See ei olnud nii, et 2 isikut sealt kuskilt tegelesid mingisuguse isetegevusega. See oli poliitiliselt motiveeritud käik kindlasti. Lõpuks Riigikogu hääletas, kui ma eksi, siis 18. detsembril siiski selle erakorralise muudatusettepaneku maha ja ID-kaart jäi siis isikut tõendavaks dokumendiks ja Mart Laar teatas 20. detsembril ehk siis paar päeva hiljem oma valitsuse tagasiastumisest, sest nii haldusreform kui rünnakud ID-kaardi suunas olid selle valitsuse koostöömeele nagu viimseni ära muserdanud. Ja kui 28. jaanuaril 2002 esimesed ID-kaardid väga pidulikult esimestele inimestele kätte anti, siis samal ajal vandus uus valitsus oma vannet Riigikogu ees. Kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Aga eks selle taga oli suur tükk sellist
usaldamatus teise erakonna ja konkreetselt siis ka Tarmo Looduse suhtes. Aga seal lisaks oli see, et asjad tuleb vaidlustada ainult selle pärast, et nad on tehtud sinu poliitilise rivaali kätega ja äkki keegi saab selles kontekstis näidata ennast kas edukana või ma ei tea, kasulikuna. Et ma ütleks, et see kaart ikkagi sündis väikluse kiuste. Raske algus ei olnud aga ainus kord, kui Eesti digiriiki ähvardas surmava hoobi anda võiv kriis. 2017. aasta 30. augusti hilisõhtul teavitasid Tšehhi teadlased riigi infosüsteemide ametit teadustöö käigus avastatud turvanõrkusest Kiibis, mida kasutas ka ID-kaart. Mis siis tähendab, et on paanika majas või? Te peaministrina olite üks Eesti e-riigi selliseid esikõnelejad, kas see on nüüd saanud sellise, kuidas öelda, tugeva hoobi? See on demonstratiivne rünnak meie maine pihta. Me saime aru, et see turvarisk ohustab 800 000 kaarti ja kui nende elektrooniline kasutamine lõpetada, siis peaaegu Eesti riigi tegevus jääb seisma. Ei saa töötada arstid, prokurörid, kohtunikud, isegi politsei ei saa mingisuguseid tegevusi teha. ID-kaartidega seotud probleemid sattusid raamatupidajate jaoks väga halvale ajale. Inimeste arvetele laekuvad neil päevil pensionid ja palgad ning ettevõtted maksavad makse. Välismaan firmade palkasid ei saanud maksada. PIN 1 sain panna, PIN 2 ei saanud panna ja mul on vaja arved maksta. Eesti ei saanud sellest teada mitte kiipe või ID-kaarti tootvate ettevõtete kaudu, vaid Tšehhi teadlastelt. Kusjuures Eesti oli üks viimaseid osapooli maailmas, kes kiibi veast tingitud probleemidest teada sai. Teadlased olid välja töötanud valemi, et teades ID-kaardi avalikku võtit, on võimalik sellest tuletada digitaalne allkiri, ehk siis see kood, mis annab inimese digitaalse allkirja. Seda ei olnud päriselt veel tehtud ja me teadsime, et teadlaste rühm töötab selle nimel, et see turvanõrkus siis intsidendina realiseerida. Või kui kaugel on see hetk, et tegelikult kõik kukukski käpuli? Seda ei ole võimalik öelda, on ju. Mina sain sellest teadlikuks tegelikult vahetult enne esimest päeva, kui siis me hakkasime sellega meeskonnana tegelema. See ei tulnud üldse kõne alla, et me hakkaksime varjama või me ei räägi, et küsimus oli lihtsalt selles, et me pidime enne kogu Eesti rahvaga rääkima partneritega, keda oli tohutult palju. Ja neid partnereid ei saanud pühapäeva õhtuks kutsuda nõupidamisele, sellepärast, et meil selle sündmuse alguse ja avalikustamise vahele jäi nädalavahetus. Me läksime sellega avalikuks enne, kui oli ju selge, kuidas see lahendus on. Et esimesed sõnumid olid sellised, et me ei tea veel, kuidas me seda lahendada saame, aga me tegutseme sellega, et usaldage meid. ID-kaardi ühe kuulsaima rakenduse kaasautor ja peamisi elluviijaid Rutt Annus aitas samal ajal kriisi lahendada Siseministeeriumi poolelt. Mina tegelesin siis selle õiguse poolega ja et tegelikult erasektor tuli kohe kaasa. Mobiilioperaatorid ju andsid oma parimad pead selleks, et me leiaksime nii selle õigusliku kui tehnilise lahenduse ja tõesti sõna otseses mõttes siis ei olnud enam vahet, kust nagu lõpeb riik ja kust algab erasektor. Lisaks pidi Annus samal ajal andma maailmale aru ka selles osas, mis saab e-residentsusest. Me olime väga suure tähelepanu all kogu maailmas, sest 1. detsembril 2014 anti meil siis pidulikult välja esimene e-residendi kaart ja e-residentsus on kindlasti üks osa meie nii-öelda digiriigist, mis paistab maailma välja. Ja see on minu jaoks väga selgelt ka Eesti julgeoleku küsimus, et kui paljude inimeste jaoks on üldse oluline maailmas, et Eesti Vabariik eksisteerib. 4 aastat enne 2017. aasta kriisi küpsetas suur digiriigi fänn Rutt koos Taavi Kotkaga valmis plaane, mis avas Eesti laiale maailmale. Kampa võeti ka Siim Sikkut ja välja töötati ainulaadne e-residentsus. Kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis täideti IT asekantsleri ametikoht ja sellele ametikohale sai Taavi Kotka,
siis ma läksin temaga tutvuma, sest e-riik koosneb tegelikult 2 komponendist. Üks on tõesti see tugev identiteedihalduspoliitika ja teine on siis e-teenused. Sisuliselt see on üks selline startup projekt, et sa pakud inimesele midagi ja ootad talt midagi vastu. Meil ei ole tegelikult täna väga palju muid mõtteid, kuidas oma majandusruumi suuremaks saada. Me tegelikult mõlemad saime aru, et digiriik on midagi sellist, mida ei pea füüsiliselt käega katsuma. Ja me leidsime ka riskide maandamise meetmed. Ja siis, kui selgus, et riskid on põhimõtteliselt maandatavad, kui me leidsime selle õigusliku aluse, et tegemist on hüvega, see tähendab, et ühelgi inimesel maailmas ei ole õigust saada e-residendiks, vaid Eesti Vabariik saab otsustada, kes saavad e-residendiks. Siis edasi läks juba kenasti. Eks neid kõhklejaid ikka on olnud. Ja isegi võib ütelda, et mingitel hetkedel oli tõsiselt arutelu, et see on ju teil see rahapesuprogramm. Selleks, et meil oleks ikkagi väga selge, kes millega tegeleb, siis e-residentsus 2.0 omal ajal saigi välja mõeldud või ütleme ümber kujundatud selliselt, et me arvestaksime neid kõikvõimalikke aspekte. Üha rohkem esineb juhtumeid, kus e-residentsust kuritarvitatakse ja kriitikud hoiatavad, et me muudame Eesti niiviisi maksupetiste ja kogunisti terroristide paradiisiks. Kui hea võimalus on e-residentsus siis ühele rahapesijale? Mina ei üritaks. Ja kuidas me ka aitame neid e-residente? Üks aspekt on see, eks ju, et kui inimene satub talle täiesti tundmatusse ühiskonda, ta ei tea, mis reeglite järgi siin tegutsetakse, siis ta võib ka täiesti tahtmatult neid reegleid eirata. Praegu on meil 106 000 e-residenti. Need on inimesed, kes on moel või teisel siis ennast ikkagi sidunud Eestiga ja selle üle saab ju üksnes rõõmustada. Siiamaani on see tagasiside olnud ikkagi väga positiivne ja maailmas ei ole siiamaani sarnast programmi nagu e-residentsus, mis oleks ka käima läinud. Mina olen Eesti e-resident. 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 Mul on mitu korda olnud selline olukord, kus kas mõnel õhtusöögil või koosviibimisel võtab üks inimene lihtsalt meie e-residendi kaardi taskust välja ja näitab teistele, et vaadake, näete, ma olen ka Eestiga seotud, ma olen e-resident. Minnes tagasi 2017. aasta kriisi juurde, mis oleks võinud hävitada Eesti digiriigi, siis pärast turvanõrkuse avastamist oli oluline samm ID-kaardi sertifikaatide uuendamine. 3 tunni pärast peatatakse turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid, mis tähendab, et nendega ei saa teha elektroonilisi toiminguid. Mul on siiamaani meeles see pilt, mis oli Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaali ukse taga, kus oli 100 meetrite pikkune järjekord selleks, et kes saavad siis nüüd esimesena oma ID-kaardi ära uuendatud ja saavad ikkagi edasi töötada. Et jah, teine absoluutselt geniaalne lahendus oli see kauguuendus. Ligi 50 000 siis uuendas füüsiliselt, et ülejäänud olid kauguuendajad, mis tähendas seda, et tuli inimestele ainult 1 korraks õpetada selgeks midagi, mida nad enam kunagi edaspidi kasutama ei pea. Nad pidid selleks oma arvutisse laadima programmi, tegema päris keerulisi ja ebamugavaid toiminguid ka minu enda jaoks, kui ma esimest korda kuulsin, mida see endas hõlmab või mida peab siis inimene tegema selleks, et seda kaarti uuendada. Siis ma ütlesin, et see nagu te päriselt mõtlete, et me kommunikatsiooniga suudame sellise asja selgeks teha. Juba juhend ise sisaldas 50% ulatuses võõrsõnu või sellist eriala keelt, IT-valdkonna keelt, millest ma mitte halligi aru ei saanud. Kui uuendamine 31. oktoobril avati,
ei pidanud süsteem kiirelt tekkinud ülekoormusele vastu. Kuna tõesti oli ajaga võidujooks, siis me avasime ID-kaartide uuendamise võimaluse. IT-spetsialistid teavad paremini, mis juhtub siis, kui beta-versiooniga laivi minna. Netis ei saa teha midagi. Tal on proovinud küll siin paar päeva ja suht võimatu. Et näitab errorit kogu aeg ja nii ongi. Et inimesi tuli nii palju, siis süsteem loomulikult ei pidanud sellele vastu. Et oli päris mitmeid kordi, kus me ütlesime, et nii, nüüd saab ID-kaarti uuendada, juhised on seal, tulge sellele lehele. Ja siis selgus, et ei nüüd enam ei saa uuendada. Et tõesti see segadus oli suur. Üritasin täna päev otsa oma sertifikaati uuendada, see ei õnnestunud. Pidevalt tuli aru anda ka halastamatule ajakirjandusele. Ja kas see üldse on piisav, et büroo on 1 tund kauem lahti ja võib-olla ka nädalavahetustel? Lihtsam on ikkagi kauguuendada kui büroosse. Aga see on võimatu, nagu me aru saame? Ei, see ei ole võimatu. Riigi Infosüsteemi Ameti toonane peadirektor Taimar Peterkop sai Aktuaalse kaamera otse-eetris suure peapesu selle eest, et uuenduslahendus ei toimi piisavalt hästi. See kõik vastas tõele, ei töötanudki hästi. 800 000 inimest. Ja nad... Aga ei ole 800 000 inimest, ei ole kõik aktiivsed ID-kaardi kasutajad. Alles turvanõrkuse ilmnedes saadi tegelikult aru, kui oluline on Eestis ID-kaart ja digitaalne identiteet. Kui see kriis meil tuli, siis oli arutelu, et kas meil nüüd e-valimised on või ei ole. Ja siis me küll nagu väga selgelt mõtlesime, et meil kas on turvaline digitaalne identiteet või meil ei ole. Ja e-valimised on põhimõtteliselt üks e-teenus. Sest juhul, kui me ei usalda oma kaarti, siis meil seda selleks, et lemmikloomapoest koera toitu osta, meil seda klubikaarti nüüd ka vaja ei ole. Ja jumal tänatud läks nii, et terve mõistus võitis ja meil e-valimised olid ja isegi see usaldus oli suurem, kui ta oli eelmistel valimistel. Ja ma arvan, et me keegi tegelikult ei suudaks ette kujutada seda riiki, mis Eesti siis oleks, kui me ei oleks kõik inimesi ID-kaartidega varustanud ja sellega seoses teinud igaühe jaoks võimalikuks elektroonilise identiteedi. Sest nii palju funktsioone, mida me riigiga suheldes justkui muu hulgas saame ära tehtud. Ükskõik, alates tulude deklareerimisest, ma ei tea, laste ja järjekorda panemiseni. Kõik see käib tegelikult meie riigis mängleva kergusega. Meie riigis ei tea keegi midagi sellest, et sa võtad vaba päeva selleks, et minna riigiga asju ajama. Me suhtleme selle riigiga siis, kui meile on mugav.